Ma otsustasin selle võistluse väljakutse sellepärast vastu võtta, et minu jaoks igasugune võistlus või jõukatsumine paneb paika meie enda teadmised ja määrab kindlasti ära ja annab teada antud hetke kvaliteedist, tasemest ja näitab ka nii-öelda meie tarbijatele, kes me oleme, mida me teeme ja sellisel võistlusel igal juhul seda võib tõe peale võtta. See on mitte ainult minu võistlus, vaid kogu Eesti võistlus, siis minu jaoks on see suur kohustus ja väljakutse ja kes ei tahaks osaleda sellisel tippsündmusel oma eriala võistlustel, nagu selleks on täna meil Bocuse d'Or. Abilise valiku kriteeriumiks oli tema vanus, mis lõi väga kindlad piirid, keda ma saan üldse valida. Antud hetkel ma töötan sellise kollektiiviga, kus mu valik oli suht minimaalne, aga õnneks see inimene, kes osutus valituks, on väga aktiivne ka isevõistleja, minu tänane igapäevane kolleeg ja selleks osutus Joonas. Võistlustooraineks on hiidlest ja teiseks tooraineks on vasikast 4 erinevat lihaosa. Rääkides kalast on tegu vaieldamatult ühe paljude lemmikute, kaasa arvatud ka minu, kuid samas väga keerulise ja raske produktiga. Raskeks teeb tema just see, et tema küpsetamine tänapäeva tehnoloogia juures on natuke teistpidine, kui me oleme harjunud. Et puht praktiliselt ma usun, et ka minu konkurendid on seda nüüd juba omal nahal kogenud, et päris seda, mida me saame igapäevases töös näiteks tursakala või lõhega teha, seda päris hästi lesta peal ei saa. Aga kala iseenesest meeldib mulle nii, et ma loodan sellest siiski parima välja teha. Lihast rääkides, vasikas on tuntud teada hea noor loom, kellel on suht mahedad maitsed. Raskemad osad, võib-olla mis meil ette antud on siis jalg, pea ilma kondita ja harknääre. Ja ma üritasin ise jõuda sellele otsusele, mis tehnoloogiaid ja küpsetusi ma teatud aine või produktiga kasutan ja loodan, et need on ka minu hindajatele maitsvad ja täpselt need, mida oleks ka nemad sellest toorainest teinud. Eesti köök, kuna ma olen töötanud ka Eesti restoranides, kirjutanud ka Eesti kokaraamatuid, siis see on ka möödapääsmatu osa. Ma puutun kokku sellega ka oma igapäevatöös. Ma arvan, et ma tean sellest päris palju nii vanast kui ka uutematest toitudest. Ei jäta ka mainimata, et nad on rasvased ja maitsvad toidud. Küll ma ei näe veel väga suurt arengut nii-öelda selles uues Eesti köögis, aga eks see tuleb aastatega, see tuleb ka koostöös põllumeestega, inimeste teadlikkusega, et meie Eesti köök ka areneb väga kõvasti tegelikult kodutingimustes, mitte ainult restoranis ja läbi peakokkade. Oma kaasvõitlejatele loodan, et nende ponnistused ja pingutused on sama tugevad kui minul ja et meil oleks kõikidel piisavalt konkurentsi sellel võistlusel, mis saab toimuma siis juba 14. jaanuaril.